Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Kagu-raadio. Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu-raadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks minu saatekülaliseks on Valgamaa mees Valga linnast. Palju seal elab? Üle 20 000 inimese vist? Välja teed või? Alla 10 000. Alla 10? Oi, on nii alla käinud asi. Ma ei ütleks niimoodi, siin on parimad inimesed. Selge, no sina üks nendest. Raivo Paala tema on siis Egipõline Valgamaa mees, töötanud seal ja ta on sündinud ka seal 1964, nii et sa oled 61 aastane. Tööl käid veel või? Jah, ega see pensionipõli ei ole igatsusväärne, et tööl ei käi, tegelen tööga, et nõukogude all käidi tööl, et tööd tuleb teha, mitte tööl käia. Selge, sain aru. No ütleme, sina oled lõpetanud Valga keskkooli, peale selle läksid Tartu ülikooli, õppisid rahandust ja peale seda lõpetamist olid sa siis Valga, tol veel nõukogude ajal, jah, rahandusosakonnas juhataja. Jah, täna ülikooli ajal, et kui me olime need esimesed, keda nõukogude ajal peale esimest kursust võeti nõukogude armeesse, ja siis abiellusin, sündis tütar ja siis tuli hakata... Sul on 2 last, jah? Mul on 2 last, poeg ja tütar. Et ma tegelikult käisin kaugõppes ja töötasin rahandusosakonna juhatajas. Taavo Õbe oli siis juhataja ja ta pakkus mulle kohe asetäitja kohta eelarve inspektuuri juhatajad. Minu erialase haridusega inimesi Valgas ei olnud. Ja pärast pole, kui Maksumet loodi ja rahandusosakond läks lahku, siis ma jäin rahandusosakonda ja olin siis rahandusosakonna juhataja. Ja peale seda kutsuti Kommertspanka ja lõpetasin Eesti Tööstuse Ehituse Kommertspanga Valga filiaali juhatajana, aga olin pikki aastaid Tartu Kommertspangas Valga filiaali juhataja. Mul eriala ja amet on pikalt kattunud. Räägi meile kõigile Kommertspangast. Tänapäeval vist paljud ei mäletagi, mis see Kommertspank oli, et kuidas sina selle keskel olles märkasid tema arengut, ta pärast tõusis nagu fööniks ja siis kustus ja seal oli väga tore mees, Rein Kaarepere, keda ka mina isiklikult tundsin, väga südamlik ja asjalik mees, et räägi sellest ka siin kuulajatele, natukene Kagu-raadio kuulajatele. Hästi pikk saade ja lihtsalt nii palju ütlen, et sul on jumalast õigus, et Rein Kaarepere, kui Eesti majandus 92. aastal püsima jäi, siis üks inimene, kes sellele nii-öelda üle alla pani, oli Rein Kaarepere ja ta suri 43 aastasena 8. jaanuar, ma võin kuupäevaga eksida, 1998. Ta suri äkksurma, et minu jaoks oli see justiitsmõrv, ta lihtsalt piinati surnuks. Et ta on üks inimese, kes on jäänud mulle ka hinge peale, et ta täiesti alatult ja häbitult
mõisteti süüdlaseks selles, mis tegelikult oli teiste süü, et Tartu Kommertspank ei läinud pankrotti, vaid ta lasti pankrotti. Ja nagu ma ütlesin, et ma olen õppinud rahandust ja krediiti, ma olen töötanud rahanduses ja krediidis, ma võin kindlalt väita, et 2 inimest, kes hävitasid Eesti panganduse, oli Siim Kallas ja Mart Laar, aga lihtsalt nagu on, et meil pole küsimus, kes tegi, vaid kes tuleb süüdi lavastada ja Rein Kaarepere lavastati süüdlaseks. Et ma olen alati tahtnud sellest rääkida, aga see sinu saade, kui sa mulle ütlesid, et räägime sellest 92. aastast ja rublatehingust. Tead, Toomas, see on selline keeruline, et ma olen aastaid mõelnud, et sellest võiks rääkida, aga ilmselt meesterahvad ei tea, aga on selline kiirkeedupott ja seal on üks nupp, et kui aur läheb suureks, siis see nupp tuleb püsti ja aur lastakse potist välja. Aga mul ongi tunne, et me rahvana räägime ja kurtame ja kirume ja ongi kõik, et need, kes varastasid meie vara, on need siis rublatehingud või see hakkas kõik 92. aastal pihta ja sellest ka see tänane saade räägib ja ega me ei teinud mitte midagi. Ja need, kes nii-öelda varastasid, need nagu vaatasidki, et rahvas, et me ei ole nagu lambakari, pigem me oleme nagu lüpsilehmad, et meid lüpstakse rahvana ja me ammutame, me liputame saba või vehime. Võimalik, et kabjaga lööme ka korraks selle mannergu ümber, piimamannergu, aga nüüd lüpstakse edasi. Et mul oligi tunne, et lihtsalt rääkimise pärast, et pigem ma teen halba. Et see rahvas vaatab, näed, et Siim ja Laar, et olid ikka paad poisid. Ja me ei tee mitte midagi, me vaikime ja see annab nüüd julgustust teistele. Et näed, nemad varastasid, miks mina ei varasta. Aga nagu me ka ennem saadet oleme sinuga arutanud, et ka sina et seda meelt, et mis täna toimub Ameerika Ühendriikides, mida teeb Donald Trump ja milleks anti talle ka mandaat rahva poolt, ta hoolitseb Ameerika eest ja ta paneb seal paika selle korra, mis on nendele sobilik. Aga see nii-öelda tsunami, see laine, see on juba teele tulnud ja ta tõenäoliselt jõuab ka ükskord Eestisse, aga meil ei ole mõtet oodata, et kuskil Donald Trump või J.D. Vance tulevad, teevad meil elu paremaks või ma ei tea, et Nõukogude ajal oodati valget laeva või äkki me täna ootame, et äkki meil rahvuskangelased tulevad tagasi, et kes need siis on, et Suur Tõll ja Kalevipoeg, aga oleme realistid, et Tõll on ilma peata, Kalevipoeg jalutu, et kas me tõesti loodame, et kehaliste puuetega inimesed, et siis üks ilma peata, teine ei saa liikuda, et need tulevad hakkavad meile uut põlve ja Kalevite kanget rahvast tagasi tooma. Ei, me peame ise tegema ja kui me lihtsalt ongi, et kui see saade on ka niimoodi, et inimesed kuulavad ära ja ma ei tea, võtavad endale tassi kohvi või lähevad välja jalutama, et olid ikka rasked ajad. Et see ei räägi, et see, kui me tahame, et me jääme siia kestma rahvana, meil on üliraske aeg, et ma mäletan, et 2019 ma olin majandusministeeriumis ümarlaud, siis ma rääkisin, et head inimesed, kes seal olid nii riigiettevõtete juhte, endisi peaministreid, ja me rääkisime tehnoloogiast, millega ma tegelen, et ma väärindan siiamaani Eesti maavarasid, et Eesti põlevkivi see on kogu Mendelejevi tabel, aga me oskame seda nagu peataalajal, et me topime ahju ja reostame keskkonda ja raiskame. Et ma juba siis ütlesin, et head inimesed, ees on hästi raske aeg. Sellist kriisi me näinud ja ma ütlesin, et see ei ole küsimus, et kas majandus kukub, et riigid võivad ära viida, ka sellised riigid nagu Prantsusmaa. Ja seal saalis on nad üks inimene, teil teada, küsis, et Raivo Paal, et päriselt arvate ka, et tuleb hästi raske aeg. Mõtlesin aga meil on võimalik see jääda ellu, aga ainult targalt ja arukalt tegutsedes, mitte kaasa jootstes või kiites. Aga kui me tahame edasi minna, siis me peame minema tagasi sinna, kus kogu see jamaniku pihta hakkas. Ja see aeg ongi see rublatehingud, detsember 92. Et see ei ole see, kus diplomaatilises pagasis viidi välja sularaha ja mida kanti siis või kaheti salaste dekreetidega ja dokumendid on täna kadunud. Ja me kõik vaikime ja aastaid vaikisime. Ja minu jaoks ei olnud see olnud raha väljavedu. Tegelikult see oli üks olulisemaid perioode meie iseseisvumise aastatel. Minu jaoks oli see moraali väljakantimine diplomaatilises kohvris. Ja kõige õudsem on see, et kui meil on õigus, siis meie õigusriik varises kokku veel ennem, kui üldse käima hakkas.
ja meile räägitakse mingit lugu eduloost ja meile serveeritakse müüte, aga tegelikkuses jäi nii-öelda meie demokraatia juba alguses hämaratesse tagatubadesse luku taha pantvangi ja kui me täna siin räägime ainult minevikust, siis midagi muutus. Me peame rääkima minevikust ja praegusest toimivast süsteemist ja see süsteem on õppinud näima õiglane, aga tegelikult ta tegutseb valikuliselt, väärastunud, jultunult. Toomas. Nüüd on paras aeg mul just küsida, et dekreet number 40, salajane dokument ja on millegi pärast kadunud, sa oled teinud järelpärimisi, et mis see oli, selgita rahvale ja kuhu ta on siis kadunud? No, nii nagu ma ütlesin, et lähme sinna detsembrisse 1992, et on rublatehing. Ja 3 tegelast, need olid Maagis, oli Agu Kivimägi, Marek Strandberg ja Tiit Pruuli. Need viisid tegelikult detsembris nii-öelda siis diplomaatilise pagasi sildi all viisid välja sularublasid. Need oli mingi 100 miljonit või vabandust. Tõenäoliselt oli seda raha 6 miljardit. 2 miljardit oli, mis koguti raha reformi käigus kokku ja 4 miljardit oli NSV Liidu ja siis oli NSV Liit lagunenud, aga Keskpank on nimetatud ikkagi NSV Liidu Keskpanga Eesti Vabariiklikuks pangaks, ehk siis seda juhatas Kalina Litvinova, kes ka kummalisel hetkel rahareformi ajal õhtul läks koju, hommikul oli surnud, nagu Ardo Aasmäe, et lihtsalt kukub trepist maha või alla, et need on sellised rasked ajad ja me kindlasti peame nendest rääkima. Aga see lihtsalt viidigi teatud tegelaste poolt riigist välja ja valetati ja pärast pole siis, kui see välja tuli, Tiit Vähi võttis selle teema üles ja hakati süüdistama, et oi, et sa tood sellel valel ajal välja, et Vene baasid veel, Vene väed olid meil baasides sees ja aga kui te need Vene rublasid välja viisite, mis kuulusid tegelikult Venemaa Keskpangale, et 20. juuni 1992 olid Moskvas Siim Kallas, Eesti Panga president ja Tiit Vähi, rahareformi komitee 3. liige Ardo Hansson oli IMF-is ja lepitati kokku, et need Vene rublad, mis Eestis olid, et need antakse Venemaale üle. Need kuulusidki Venemaale. Ja lihtsalt Siim Kallas, Mart Laar vaatsid, mis ripakile, et miks ka mitte. Ja sisuliselt müüdi ära, aga ei saadud ühte asja aru. See võltsiti dokumente, ta viidi välja diplomaatilise pagasina, mis on rahvusvahelise õiguse üks jultunumaid rikkumisi. Ja kui mulle täna keegi räägib nendest rahvusvahelist õigusest, see saab mind marru, et rahvusvaheline õigus, see ongi nagu tõmba kuhu tahad, nagu statistika, et tõmbad vasakule poole ohjad, läheb vasakule, tõmbad paremale ja vasakust kraabist paremale ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt, kui see sigadus, et kriisumine välja tuli, siis hakatigi otsima seaduslikku alust ja millegi pärast leiti, et selleks sobiks väga hästi dekreet, mis väidetavalt on välja antud kuupäeval 4. detsember 1992 ja see kannab siis numbrid rahareformi dekreet ja numbriga 040. Ma saatsin sulle kolmapäeval Rahvusarhiivist saadetud selle dekreedi. See kannab tegelikult kuupäeva 21. juuni 1993. See tähendab seda, et sellist dekreeti või õigusnormi, mida pole kunagi avalikustatud, tuletan meelde, 3. juulil 1992 hakkas kehtima meil Eesti Vabariigi põhiseadus. Ja mingit salajast õigust ja avaldamata õigusnormi meie õigussüsteem ei tunne. Aga need tegelased lihtsalt leidsid, et miks ka mitte ja nii see juhtus. Ja jälle see sama küsimus, et tehti, aga mind huvitab üks asi. See käib kriminaalmenetlus. Ei uurijad, ega prokuratuur, ega Tallinna linnakohus, Tallinna ringkonnakohus ja isegi riigikohus. Et seal olid veel 3. vist oli riigikohtunik Vaher, aga 2 olid tuntumad Eesti riigikohtunikud kuni kaasajani välja. Oli Lea Kivi, ta oli vist Lea Kalm äkki, aga Erik Erganberg, et täiesti haritud inimesed ja kujutaks pilti, nad ei küsi ka, et vabandust, aga olete näinud seda dekreeti 040 või, et seda siis ei olnud olemaski, et mis nad käisid mingi selgeltnägija juures puuõõnes, et vaadati, ma ei tea, tähtede seisu või, seda ei olnud seal olemas. Ja kui sa nüüd vaatad ka seda kolmapäeval sulle saadetud toimiku kaasi või kaant, siis sa näed, et sinna on tegelikult peale on kirjutatud
Eesti Vabariigi rahareformi komitee otsused ja dekreedid, kes on sulgudesse pandud koopiad. Ja kui sa nüüd lähemalt vaatad, täna on tehniliste vahenditega on võimalik seda vaadata, siis näed, et keegi on lihtsalt pärast pole kirjutanud koopiad. Aga kus on originaalid? Neid ei olegi. Ja miks seda tehakse? Ja see dekreet, millele viidati seal kohtuotsuses, mille alusel mingid tegelased õigeks mõisteti, et nad varastasid ja viisid nii-öelda Vene rublad Venemaa territooriumile ja rahastati Tšetšeene, mis oli siis separatistrik tänapäeval, kui sinna Vene siseasjadesse. Ja siis, kui see välja tuli, siis öeldi, et võtta nalja teete, et see Venemaa oleks võinud siis oma baasid siia jätta. Aga kui te need rublasid välja viisite, poisid, siis ei mõelnud, mida te teete. Et Venemaa oleks võinud täiesti vabalt oma väed sisse jätta. Mitte keegi poleks meid kaitsnud, et kuulge, nalja teete. Et te varastate teise riigi raha, viite selle siis salaja diplomaatilise pagasiga tema territooriumile, lasete seal nii-öelda ebaseaduslikult ringlusse salakaubana ja toetate veel nii-öelda siis separatiste ehk te sekkute teise riigi siseasjadesse. Ja midagi ei juhtunud siin. Mida vaatavadki? Ma küsin su käest, Raivo, et 6 miljardit rubla oli seda raha, mis siis siit Eesti riigist kokku korjati ja mis tuli siis Vene... Ei korjatud kokku, see 4 miljardit oli sularaha reserv nii-öelda siis NSV Liidu keskpangas, et meie ei saanud rublasid trükkida, et ma lihtsalt sulle meelde tuletuseks ja kuulajatele, et kui 1991 oli näiteks Venemaal, oli keskmine palk oli 600 rubla, siis 92 aastaga hiljem, kui meil toimus rahareform, see oli keskmine palk oli 6000 rubla. Et inflatsioon oli nii palju mänginud juba või toiminud, et meil keskmine palk oli tõusnud 10 korda, mitte et me saime rikkamaks, sest hinnad tõusid ka, et meie aina vaesemaks ja vaesemaks. Ja selleks, et seda nii-öelda raharinglus toimib vana hoida, siis ega ülekanded ei olnud meil suurem osa. Mäletad, et sularaha oli 92. aastal oli defitsiit ja Venemaa hoidiski selleks, et Eesti Vabariigis toimiks raharinglus, et rublal oleks mitte ainult ringlusvahend, ka maksevahend ja tehtud asjas oli ta ka akumulatsioonivahend, et need olid Vene rublad ja ma mäletan seda, et oli teatud normatiivid ja kuskil ajusoppidest on meeles. Võimalik, et seda ütles Rein Kaarepere, võimalik, et seda ütles mulle Aleksander Kellart, tööstusehituse Kommertspanga juhataja ja ka Liina Litvinova, et seda oli meil mingi 4 miljardit ja sellest ei räägita, kõik räägivad, et nüüd mingi 2 miljardit. Aga see oli seal juures või, et kui see nii-öelda diplomaadi pagasist visati nii-öelda hangudega valitsuse Eesti Panga kassatsiooniautodelt visati lennuki peale, et mina ei olnud. Ja mina tean, et see hävitati ära ja see kadus kuskil ära. Mina väidan küll, et seda ei olnud 2 miljardit, vaid oli 6 miljardit. Ja miks on oluline, et me müüsime maha Venemaal keskpangale kuuluva vara ja mis venelased tegid, nad võtsidki ära ju nii-öelda selle FEB-fondi, selle raha, mis oli Venemaal keskpangas. Ja nii-öelda siis, öeldes kohe alguses ära selle huvitava, et ka meie kandimees Vambala Kolpakov maksis selle ju oma kulukirjadega kinni, et ma ei ole Vambalaga kunagi kohtunud, ma ei ole temaga rääkinud, aga minu jaoks on ta tubli mees või mitte, aga meie küsimus on see, et tema maksis ju sellisel juhul selle nii-öelda 6 miljardi rubla varguse kinni. Et aga siis äkki Vambala Kolpakov maksis meile pensione ja ostis Iisraeli relvi, et äkki siis Vambala nimetan ümber ka Eesti Vabariigis leivaisaks. Aga ma arvan, et see raha tuleb tagastada ja ma tean, et see on poliitiliselt jäi see tegemata. Et ma olen rääkinud ka sellel teemal Jaanus Karilaiuga. Kõik arvavad, et on õiglane maksta see raha kinni, aga seda ei saa teha. Ja tead, miks, Toomas? Ei tea. Sellepärast, et kui me täna maksame Vambala Kolpakovile ja teistele selle FEB-fondi raha kinni, siis see on jätkukuritegu ja sellest hetkest, kui makstakse kas või 10 000 eurot või 100 000 eurot välja, siis põhimõtteliselt sellest hetkest saab minna ala tagasi, et sellesse aastasse detsember 92, et need poisid ei lase sellel juhtuda, aga me rahvana peame seda nõudma. Ja mina ütlen küll, et täna on just õige aeg, et me oleme isegi natuke hiljaks jäänud. Ma küsin veel korra, et FEB-fondi raha, see oli siis ärimeeste Vene pangas olev raha, eks ole? See oli välismajandus, Nesh-Ekonom Torgpank, et see oli põhimõtteliselt see pank, kus Eesti ettevõtjad hoidsid oma raha, sest sealt sai teha valuuta ülekandeid, et tollel hetkel, kui veel Tartu Kommertspanka ei olnud, siis ainukene oli see,
pank, mille kaudu sai teha nii-öelda valuutakandeid ja Tartu Kommertspank oli esimene kommertspank mitte ainult Eestis, vaid Nõukogude Liidus ja me saime see esimese kommertspangaga nii-öelda ka valuuta tegemise litsentsi. Aga paljud arveldasidki läbi selle Venemaa keskpanga ja kui me ei andnud venelastele nende rublasid, 6 miljardit rublas, venelased võtsid vastukaaluks need varad, mis olid meil nii-öelda Peepondi rahad ja põhimõtteliselt tehti tasaarvestamine. Ütle, kas see versioon, mis siin ringlus käib, et selle Peepondi raha tõi keegi Reformierakonna toona looja sealt Venemaalt ära ja ehitas selle eest Reformierakonna üles. On see versioon õige? No, ma olen palju kuulujutte kuulnud, aga küsimus ongi see, et kas see on tõenäoline, jah, Toomas, et see on tõenäoline ja ma seda usungi, sellepärast, et see sulitemp oli selles, et kõigepealt me varastasime ära nii-öelda Vene rublad, müüsime need maha, siis mingid tegelased said sellest oma raha ja siis põhimõtteliselt, kuna see külmutatud raha, mis jäi Venemaale, aga venelased ütlesid, et nad võtavad ära ainult selle raha, mis kuulus Eesti residentidele, sellepärast, et ka nii-öelda Vene ettevõtjate raha võis olla läbi Eesti ettevõtete selles nii-öelda Peepondis külmutatud rahana ja Eesti Pank siis tegigi, Vahurkraft oli ta nimi, Siim Kallas ütles, tema ei tea sest midagi, Vahurkraft lihtsalt andis mingi paberi, ta ei mäleta, andis paberi, et see kuuluski mingi Vene ettevõtjale ja siis nad läksid ja võtsid veel sealt ka selle raha välja, et põhimõtteliselt, kust saadi varastada, sealt aga varastati ja nad hästi süüdimatult, neil on täna aurahad, on diplomid, kiituskirjad, mida me siis täname ja austame vargust või. See ei ole meile omane, et me see oli Nõukogude ühiskond, seal varastatigi, kuigi seal oli ka litsenseeritud, aga meil oligi see, et võidigi varastada ja karistamatult varastada. Ja see on siiamaani au sees. Miks ma seda saadet ka täna räägin ja teatud emotsiooniga, et kui me ei lähe tagasi aastasse 92, mitte midagi ei muutu. Ja kui me ei nõua täna erikomisjone, aga täna on see koht, kus täna on valitseb ju mingi 2 erakonda, kelle ühe nädala vist reiting, kui ma ei eksi, oli äkki 16%, et kui demokraatia tähendab seda, et vähemus allub enamusele, siis meil on nüüd riigikorraldus, kus enamus allub vähemusele ja see valeta ja varasta ja mitte midagi ei juhtu. Et me ei saa sellega leppida ja see on ka põhjus, miks ma täna sinu saates räägin ja kutsun kõiki inimesi üles, et võtame selle teema üles, et me ei palu ega anu, vaid me nõuame, et kuidas see asi toimus ja toome kõik need asjad välja. Ja samamoodi ei ole küsimus, et kes varastas. Toomas teab, mis karistust nendele, need, kes meil nii-öelda rublad välja viis, Osaling Maag, mis karistust neile prokuratuur nõudis 96. aastal kriminaalkorras. Ei tea. See oli 3000 krooni vist. Inimesed varastavad 10 miljoneid ja siis nõutakse ka 3000 krooni, ka sellest mõistetakse veel õigeks. Ta on nagu väikse taskuvargale. Kuidas? Ma ütlen, et on nagu väike tarskuvarga karistamine. See oligi niimoodi, et varastage suuretadega ei juhtu mitte midagi. Ja mitte jälle, et ma tahaksin kedagi vangi panna või julmalt karistada või kättemaksuks. Ei, see on preventatiivne meede, sellepärast, et nemad hakkasid varastama, sest teised riigiametnikud vaatasid, aga neid ju varastavad, ja midagi juhtu hakkasid ka varastama. Et see loodigi niisugune varguse kultuur ja seda vegeteeritakse kuni tänase päevani, et mõistame nad süüdi ja vähemalt ütleme ilusti, et meie riigis vargusest aumedaleid ei jagata, et kui sa varastasid, siis oled varas, et see on laiduväärne, mitte kiiduväärne tegevus. Nii lihtne see on ja see ongi see, et ka teised ametnikud hakkad vaatama, et näed, läkski mööda 33 aastat, aga need õiglus võidutses ja nad toodi päevavalgele, mõisteti süüdi. Ja näiteks, et mina küll pooldan sellest, et nõuame täna selle, et need, kelle raha jäi sinna Peepondile, me maksame selle kinni. Ja võtame nendelt varastasid, et nad ei ole täna ju päris pankrotti läinud inimesed, midagi ikka saab. Et ei tohi varguse peale ei saa üles ehitada õigusriiki ega demokraatlikku õigusriiki, küll aga saab üles ehitada korrumpeerunud demokraatlikku õigusriiki. Ütle mulle, jälle liianes, Toomas, sorry. Ütle Raivo, kas see müüt, et see siin vahetatud Vene rublad, mille eest siis Eesti riik sai rahalisi vahendeid, anti sotsiaalministeeriumidele pensionid maksmiseks, seda räägiti väga kõva hääle, kas siuke tehing üldse toimus?
see on väga huvitav asi, see osaühing Maag, see oli Soome firma ja vastavalt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusele, millega loodigi rahareformi komitee ja ka rahareformi dekreet ei lubanud üldse rublatehinguid mitte residentidega ja Maag OÜ oli Soome ettevõte. Tegelikult see rublatehing ei olekski tohtinud olla ja seal põhimõtteliselt ilmselt nad ei julgenud ka siis päris jultunud käia, võtsid kogu raha endale, siis see osaühing Maag kandis selle raha, firma kannab selle raha riigieelarvesse, mitte riigieelarvesse, vaid Sotsiaalministeeriumi arveldusarvele, see oli seal vist mingi aasta aega ja kui ma nüüd päriselt, ma võin eksida, aga ma võin rääkida, mis minule tundub, et mulle niimoodi isiklikult tundub, et see raha kanti sinna Sotsiaalministeeriumi arveldusarvele just selle 21. juuni 1993 rahareformi dekreedi 040 alusel, sest sealt kanti mingi 155 miljonit rubla, siis konverteeriti kursiga 10-1, ma ei tea, rublakurss oli siis äkki oli juba 501, mis iganes, et oli 1000 rubla oli üks kroon ja põhimõtteliselt sealt saadigi 15 miljonit krooni ja see on kuidagi väga sarnane selle rahaga, mis kanti siis Sotsiaalministeeriumi arvele. Et kui see müüdi, see oleks pidanud tulema kas siis vabariigi eelarvesse või Eesti Panka, aga see on nii kummalised tehingud ja kui see on kummaline, et varjatatakse ja õigusallikaid ei ole, siis tavaliselt ütleb iga normaalne inimene, et siin ju susserdatakse, et siin smuugeldati midagi ja jälle, et selleks, et see on kuulujutt, selleks tuleb nüüd korda luua asjas, et vaatame, kuidas see liikus, kuhu raha liikus, ega see kõik on ju täna kontrollitav, ega need rahareformi komitee dekreedid, need on ju alles, et ma küsisingi Rahvusarhiivist, et Riigikantseleis teatati mulle, et edu otsingutele, et mida oli see irooniline või soovitus või naeruväärne või siiras soovitus, ei läinud palju aega Rahvusarhiivist eile vastati ja eile siis kolmapäeval sain need materjalid kätte, täna teile siis kogu rahareformi komitee dekreedi kausta, et vaatame, mis seal 103 lehel on. Et ma usun, et täna õhtuks on kogu see toimik mul käes, et ma saadan ka selle sulle edasi tingina. Et jah, Toomas, et mingi firma kandis sinna sotsiaalfondi ja siis sotsiaalminister äkki oli siis Marju Lauristi. Sai Renna puhe veel ajada, meeline õiglane käik riigi poolt, aga ütle mulle, kas sina oled ainuke täna mohiklaanlane, kes sellise teemaga tegeleb ja mulle neid andmeid edasi saadad või on veel peal sinu ka mingi teine mees, naine? No, Tiit Vähi oli tegelikult ju esimene, kes selle avalikustas, aga Tiit kindlasti oskab seda rääkida, et ka valgamees, et ka kindlasti minu silmis üks parimaid Eesti peaministrit. Tehti kiirustades rahareform, oli vigu, aga ma mäletan kunagi, see oli 90ndate keskel, oli Valga kultuurimajas, oli nii-enda aastalõpupidu ja oli ka siin käimas, oli tollane justiitsminister Paul Varul ja see oli vestlus, mis jääb mulle eluks ajaks ka meelde, et ma olin Koonderakonna asutajaliige ja Paul räägib, et tead Raivo, et me siin liiduga mõtleme, et meie juures käivad nüüd Koonderakonna liikmed ja tahavad mingit abi ja toetust ja et siis Tiit Vähi ja Paul Varul arutasid, et tead, kui me niimoodi hakkame omasid toetama, et aga mille poolest me siis erineme nii-öelda komparteist ja see oli hästi ilus hetk, et ma pärast seda ei käinud ka enam nende juures jutule, et aidake mind või et olid rasked ajad ja oleks võinud abi paluda, aga ma leidsin, et me ei taha kasutada seda kompartei mentaliteeti, et toed õigesse seltskonda, siis käia anu ja nuru. Aga see oli hästi armas, et kui Tiit Vähi peaministrina, justiitsministrina Paul Valur räägivad või arutavad sellel teemal, et kui me hakkame omasid aitama, et mille poolest me erineme, et see oli ilus ja Tiit saaks kindlasti sellest rääkida, aga kes selle praegult ma arvan, et Tiit ei ole panga poole pealt kursis, et ma olin selle rublatehingutega
väga lähedalt seotud ja Rein Kaarepere kohtuprotsessis Rein tahtis, et ma räägin sellest, kuidas Tartu Kommertspank pankrotti lasti ja ta on üldse ebaseaduslikult on Tartu Kommertspank likvideeritud ja Eesti pank võis ära võtta litsentsi, aga mitte panka likvideerida ja vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusel on see õigustühine, aga kuna meil oli siis võimalik, et me tõime lihtsalt, et ka inimestele natukene meelde tuletada, et Eesti krooni kattevara oli üldse 11 tonni kulda. See oli mingi 120 miljonit dollarit. Ja IMF ega mitte keegi ei saanud aru, et see reform oleks õnnestunud. Ja lihtsalt jälle võrdlusena, et me vajasime siis nii-öelda energiakandjad naftasaadusi, see võis olla mingi 1,5 või 1,6 miljonit tonni aastas. Ja selle väärtus oli 400 miljonit dollarit tollasiinnates. Ehk siis tähendab seda, et kui me oleksime nii-öelda pidanud naftat sisse ostma, naftasaadusi, see oleks meil nii-öelda valuuta välja läinud ja meil oleks ringluses jäänud kroone vähemaks. Ja siis põhimõtteliselt, et vähe sellest, et siis põhimõtteliselt Siim Kallas kuulutuski välja pankrotti, likvideeris ja võttis selle nõude ära, mis meil oli Eesti kütuse vastu. Et me tõime kütuse, seda rahastas lõpuks, oli selline inimene nagu Neinar Seli, et Neinar on selle eest ka veel kahju kannatanud, kuigi hiljem kirjutati, et tema rikastus Tartu Kommertspangast, aga oli samamoodi oli vaikima sundida inimesi, et Neinar Selist on ka tehtud kriminaalkurjategi. Me teeme väikese muusikilise pausi. Me teeme siit väikese muusikilise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, väga tubli ja asjalik rahandusatundja Raivo Paala. Ütlete muidugi, et ma teen tobedaid tempe. Ma tahan nende abil maailma inimesi kas või pisutki paremaks, pisutki ausamaks muuta. Ei ole tähtis, kas ma kaotan või võidan. Tähtis on see, et ma pean oma tõotust, sest tõotus see on igale tõelisele rüütile auasjaks, kutsumuseks, ei, eesõiguseks. Näe und, ilmsi võimatut und, lööväed, puruks võitmatud väed, sõtrats, võitku hirmu ja valu, kui ees surma õudusi näed, su arm olgu kirgas kui jääd, loo kord keset valede kaost, kui käed enam mõõta ei hoia, siis täht ära tähise paust, nii käseb au, käes mõõt püsti päi, täht tähiseks kauge, pidokkalist käi, mis iganes teed, olgu õigluse heaks, ja ka siis, kui ta nimel saab võrgusse minema peaks. Meeles pea, kui sa lõpuni vaid oled vandele truu, siis su hing leiab rahu, kui liiv täidab silmad ja suu. Sellest maailm paremaks saab, et üks mees, pekstud pilgatud mees, pilgus surm püüdis haarata tähte, mis all kõrgel säras ta jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, siis elukogenud
rahanduse asjatundja Raivo Paala, kes siin individuaalselt praegust seda teemat käsitleb ja meile ka püüab selgeks teha. Head Raivo, nüüd on niimoodi, et lähme siis selle Kommertspanga juurde, sa olid selle, kas sa päris alguse juures oli, kui see loodi ja kui kaua sa seal olid ja mis selle aja jooksul jõuti head teha ja Eesti riigile kasulikku ja üldse raha maailmas? Alguse juures ei olnud. Tartu Kommertspanga nii-öelda esimene juhataja oli Ants Veetõusmäe. Mina tulin Rein Kaarepere ajal ja minu jaoks on see, nagu ma ka ennist ütlesin, et Rein Kaarepere, ta on see inimene, kellele Eesti majandus on tänuvõlgu, et kui ta 91 oli aasta ärimees, siis 92 tehti temast aasta luuser. Aga mulle selles suhtes ka meeldib Andrus Ansip, ta oli üks Tartu Kommertspanga pankrotihalduritest koos Urmas Trossiga, et Andrus Ansipil oli nii palju kodanikujulgust, et ta ütles, et kui Rein Kaarepere võttis Tartu Kommertspanga üle Ants Veetõusmäelt, siis oli nii-öelda tõusulae aeg, et sa võisid välja laenata raha ja isegi kui see laen ebaõnnestus, siis inflatsioon sõi selle ära. Aga Rein andis panga üle 92. aastal ja panga näitajad olid samad. Ehk siis ta suutis kriisi ajal hoida panka samal tasemel, kui Ants Veetõusmäel oli tõusu ajal. Ja see on ka see, et Andrus Ansipi ees müts maha, et jälle ka hästi huvitav inimene, võib öelda head ja halba. Mulle alati meeldivad inimesed, kes julgevad rääkida tõtt isegi siis, kui see ei ole populaarne. Ja see, et kaitsta Tartu Kommertspanka siis oli äärmiselt ebapopulaarne. Aga seda kirjutas ka ajakiri Luup, kus räägitagi, et Rein tegelikult, Kaarepere, et tema surm ongi justiitsmõrv. Ja Enn Teimann, kes oli Rahareformi komitee büroo juhatus, üks ei, et see kõik on vale ja et tegelikult et Rein Kaareperet süüdistati 133 miljoni krooni varguses. Tegelikult Eesti Pank varastas oma nõuetega, võttis Tartu Kommertspangalt ära nõude Eesti kütuse vastu. Ja see oli selline huvitav aeg 92, et lihtsalt jälle ajaloolist tausta ja konteksti meenutada, et 91. aastal, kui peaminister oli Edgar Savisaar, siis oli päevakorral Tallinna evakueerimine sellepärast, et meil on naftasaadus ja linna kütta. Kujuta pilti, mis juhtub Lasnamäega, kui on külm talv ja radikad on külmad, et torustik külmub ära ja kanalisatsiooni töötaja ja siis põhimõtteliselt kevadel oli, et see on ka jälle selle Tartu Kommertspanga hukuga seotud, et kevadel ei olnud, 92 ei olnud põllumeestel ei olnud raha, et osta Eesti kütuselt diislit, et minna traktoritega põllu peale, et künna ja äästa ja väeta ja selleks oli kõigile, oli vaja diislit ja Tiit Vähi tookord andis siis Eesti kütusele, kelle juhataja oli Riho Sild, ka äärmiselt tore ja tugev ettevõtte juht. Ja Tiit Vähi korraldusega Eesti kütus andis talupeestele ja kolhoosidele ja sovhoosidele antigi kütust nii-öelda tasuta, et nad maksavad tagasi, kui on saak koristatud ja 1992. aasta augustis siis me põhimõtteliselt Tartu Kommertspanga raha eest ostsime Venemaalt 100 000 tonni naftasaadust, see on keeruline lugu, sellest võib ka terve saatesarja rääkida ja sel hetkel tuli välja, et see alguses ei olnudki nii ilus, et meil oli juba sinna vist 400 miljonit rubla oli ära kantud, oli veel vaja umbes sama palju katta ja meil oli Eesti kütuse garantiikiri ja siis tuli välja, et need, kes aktsiaselts Klaus, et neil oli oluliselt, tööd olid tegemata, et ei olnud neil Venemaalt väljaveo litsentsi, meil ei olnud Novopolotski nafta ümbertöötmistehas, teil olid lepinguid raudteega ja siis põhimõtteliselt mäletan, et see oli esmaspäev 12. september 92, et me olime Tartu Kommertspanga Tallinna filiaalis, Raivo Paare oli seal, helistasime Riho Sillale, Riho Sild ütles, et kuule, et ärme saadame seda teist raha, et parem kaotame pool ja sinna Juumenisse pidi sõitma Gennadi teema, kes oli Rein Kaarepere asetäitja ja ma mäletan, et teisipäeval läksin tööle Valga filiaali, tahtsin sekretärile öelda, et kui Rein Kaarepere helistab, siis mind ei ole kohal
aga üks klient tuli mul panka autobaasi üks juhtidest ja sekretär tuleb, raadiotelefon käes, et tere Raivo, et Rein Kaarepääl helistab sulle. Ja ma saab öelda ka, et ütle, et mind ei ole. siis Rein ütleb, et tead Raivo, et sina lähed sinna Juumenisse. Mul esimene vale oli, et ei, ma ei saa minna, et mul on auto remondis. Lihtsalt, et ära muretse, et meil auto sõitis välja. Ja see oligi niimoodi, et teisipäeva õhtul läksin siis Tartu Kommertspanka, sõitsin öösel lennukiga Moskvasse, sealt Juumenisse ja ma ei tea, kuidas ma 28-aastase noore poisina oskasin selle kütuse tuua Eestisse, aga et me panime sinna sisse mingi 70 või 80 miljonit krooni, aga selle väärtus oli juba mingi 120-130 miljonit krooni, kui see nii-öelda kütus maha müüdi. Ja siis põhimõtteliselt Riho Sild hakkas ka meile maksma selle raha eest, mis Siim Kallas läbi tööstusehituse Kommertspanga võttis Eesti kütuselt ära selle raha, mis ta andis Eesti Pank selleks, et kevadel siis Tiit Vähi poolt põllumeelestele antud kütuse eest maksta, ehk siis sisuliselt Tartu Kommertspank maksis kinni 95. aastal põllumeeste siis ka kütuserahad, et tõime kütuse, see tuli Eesti kütusele, see müüdi maha, sellega maksti Neste võlad ära, muidu me oleks kaotanud EK aktsiad läbi Traffic Service ja kuna Riho Sild ei olnud nõus selliseid sulgempe kaasa teha, siis ta lihtsalt ka visati minema ja pandi teised poisid asemele, tehti pankrot. Et see oli tegelikult 92. aasta saigi saatuslikuks, aga ja ma kahetsen, et me tookord selle kütuse tõime Eesti kütusele, et me oleksime võinud selle Traffic Service'ele maha müüa ja oleksime saanud raha ja me poleks kunagi pankrotti läinud. Aga jah, et tookord ei mina ega Rein Kaarep uskunud, et tegelikult ka võib nii jultunult kohe Eesti Vabariigi alguses teatud tegelased käituda, et ma mõtlen... Ma küsin veel kord üle, et kas see oli riigi juhtkonna poolt tekitatud tegevus või? Ja. Kes tolle peaminister oli? Ta oli Tiit Vähi oli, aga just valimised septembris 92 ja siis võitis Isamaa, et Mart Laar, oma nii-öelda siis tollal kutsuti neid kampsuniteks, need tegelased tulid ja ega see Mart Laar ei eksinud, ta ütles ju ka Riigikogu ees, et nende ülesanne on hävitada likviidsus ja seda nad tegidki, et Tartu Kommertspanga likviidsus ongi hävitatud ja ma tean seda inimest, ta oli panga juhatada, tänaseks kahjuks surnud, sellepärast me ei tea ta nime öelda, et ta ei saa ennast kaitsta, et kui ma valesti mäletan. Aga ta 92. aastal või 3. aastal ütles, et ta oli ka nii-öelda see kuulus sellist või siis Isamaaliidu tagatuppa ja kunagi Tartu Kommertspangas Rein Kaarepääle toetas kõiki ja tema juures käisid siis Isamaaliidu need kampsunid ja tahtsid raha saada valimisteks. Ja Reinul nii-öelda elus üks kõige suurem viga oli see, et ta ei andnud meile ja ta ka mulle seda ütles, et ma olin kindel, et need tegelased ei kindlasti tule võimule. Aga tulid ja siis, kui Rein läks paluma Mart Laarilt, et teisi panku ei aitate, 10 miljonit, kandke meile natukene likviidsusabi, siis Mart Laar küll lubas, et kui Rein kabinetist välja läks, siis Mart Laar ütles selle pangajuhile, et midagi ei anna, me laseme ta pankrotti. Et siis Reinule maksti kätte selle eest, et ta ei toeta Isamaaliitu. Päriselt mitte keegi ei uskunud, et nad võidavad. Ehk siis septembris ametlikult oli veel viimased päevad olid Tiit Vähi, aga valimised olid ära, et novembris tuli juba tuli Mart Laar, et ma mäletan, et oktoobris taheti teha meil juba moratooriumi Eesti Pangast. Siis ma hommikul läksin Riho Silla juurde Eesti kütuses, ütlesin Riho, et kui pangale tuleb moratoorium, me ei too seda kütust Eesti kütusele, et me lihtsalt müüme maha ja maksame kõik pangavõlad kinni ja oleme üks kõige likviidsem pank. Ja minu juures Riho Sild, Eesti kütuse peadirektor, helistas Siim Kallasele, rääkis hästi sõbralikult Siim, et et kuidas muidu elad ja tead, et ma kuulsin, et mingid jamad on selle Tartu Kommertspangaga, et me oleme ise kontrollinud, kütus on Novoplotskis, juba otsapidi tuleb meile ja tead, et meil on seda väga vaja ja ma toru ära, et ilusti, et Raivo, et ära muretse, et kõik on korras. Ja siis ma mäletan, et ma kiirustasin Tallinna esindusse, just oli Raivo Vare ja
Rein Kaarepere oli just teel Eesti Panka, et sõitsin neile järgi, aga kuna mobiiltelefonid olid siis küll haruldased ja mul oli aku tühi, siis ma sõitsin neile kuni Eesti Panga parklasse, läksin Reinu juurde, ütlesin, Rein, ära muretse, teile ei kuulutada täna välja moratooriumi, et Reho Sild helistas Eesti Panka Siim Kallasele. Ma ei olnud tükk aega nii õnnelikku inimest näinud, et ma mäletan, et Rein kallistab, et tõi Raivo taga ja audis, tule kaasa ja siis ma mäletan, et me läksime kolmekesi Siim Kallase juurde, et meil oli just moratooriumi välja kuulutamine oli ära vormistatud ja Rein oli ju 86 oli ta ju Rahvahääle peatoimetaja ja kui Siimul olid need nii-öelda siis Hoiupangas, kus surnud isikute raha oli ära varastatud ja seal süüdistati ka Siim Kallast selles, siis Rein oli üks nendest, kes tegelikult aitas kaasa, et Siimul nagu halvasti ei läheks ja peale Rein Kaarepere läks ju Siim Rahvahääle peatoimetaja asetäitjaks, et siis Rein Kaarepere arvas, et Siim on nii-öelda siis ikka mõistlik inimene ja mäletan, et Rein istus sinna laua taha, ta seletas, kuidas, et näed, et Raivo käis juumelis, et meil on võimalik tuua odavat naftat, meil raha ei lähe välja, et meil on kroon, on püsima jääb ja kõike ja mäletan, et Siim vaatas mulle otsa ja kui need pilgud võitsid tappa, siis ma läksin surnud, et nagu oli tundnud, et mõtlesin, aga siin oledki see põrsas, kes selle nii-öelda selle pankade likviidsuse ehk Tartu Kommertspanga moratooriumi tookord maha võttis, aga läks 2 kuud möödas, oli Mart Laar juba novembrist oli võimul ja ikkagi tehti ära. Võeti litsents ja likvideeriti pank, aga õiguslikult ei saanud likvideerida, et me oleks nüüd edasi tegutseda. Posjakontorina või milles muus, et me oleksime alles jäänud edukalt, aga pank likvideeriti ja see on jah, inetu asja. Raivo, et kui ütleme, Tartu Kommertspank oli väga perspektiivikas, seal oli väga palju liikmeid, ma ise olin selle liige, ma tean, ma käisin seal kohal, et ta oli selles suhtes kaugele, ütleme strateegiaga pank, et ta ei oleks elus põhja läinud, aga kas Eestis peale Kommertspanga oli ka, ütleme, oma kapitalil pankasid või oli see ainuke? UBB oli Porfirev ja siis oli Põhja-Eest, kindlasti oli, meil oli ju igal ühel oli siis Kommertspank, aga küsimus oli selles, et kui ma ei eksi, siis ma mäletan, et Rein Kaarepere see oli peale rahareformi, me saime Saaremaal pangatöötajad kokku ja siis Rein ütleb, ütles, et kui ma veel pool aastat tagasi ütlesin, meiega see midagi juhtuda, et me oleme suurem kui Eesti Vabariigi riigieelarve, et siis ma nüüd enam niimoodi ei arva, et millest tekkis likviidsuse probleem. Märtsis 92 Eesti Pank otsustas, et kõik võõrkapital, mis oli sisse laenatud, see tuli riigist välja viia ja tagastada ja lihtsalt, et meil Tartu Kommertspangal oli krediidilimiit 3 miljardit rubla Agropangast ja selle ressurss ehk protsent, mis me pidime maksma Agropangale, oli 2% aastas. 2% lihtsalt oli siis kuus. Kui sa said üldse pangast laenu, siis sa maksid 2-3% kuus ja Rein Kaarepere andis seda ressurssi meie ettevõtetele 6 või 8%-ga, ta ütles, et tööstusettevõtted ei suuda seda kinni maksta. Ja see on tegelikult ka see Rein Kaarepere tegevus oli tegelikult aluseks ka sellisele pangale nagu Hansapanga tõusule, sest ka Hansapank oli kunagi Tartu Kommertspanga filiaal ja kuna need ettevõtted asusid Tallinnas ja nad said laenu Tartu Kommertspangast, siis nad arveldasid läbi Hansapanga, et siis Hansapangal tekkis ülihea panus, et sisuliselt Tartu Kommertspank laenas ettevõtetele raha, laen jäi nii-öelda Tartu Kommertspanga peale, me teenisime tegelikult 5-6 korda vähem, kui me oleksime selle rublade laenamisega teeninud ja tegelikult ka Hansapanga sünnilugu ja edulugu, et seal ka see, ka Hansapank väga palju võlgneb tänu just Rein Kaarepere, ta oli ka Hansapanga üks asutajaliikmetest, aga kindlasti ma ei taha pisendada ega pisendada Hansapanga tollase juhtkonna panust, et need olid siis ja on tänase päevani minu jaoks
ka ühed parimad ettevõtjad, nii Hannes Tammerv, keda ma pean täiesti aateinimeseks, Rain Lõhmus, kadestan tema oskus rääkida keerulistest asjadest lihtsalt, et minul kahjuks seda võimet ei ole ja Heldur Meerits ja Jüri Mõis, nad olid üliasjalikud inimesed ja nad tõesti panid tookord hästi vinge panga püsti ja Toomas jälle, et ma lähen korraks konteksti, et kas sa tead, mis 91. aastal oli nii-öelda Eesti NSV reiting 10 palli süsteemis, et 10 pallist, mitmendal kohal ta oli liiduvabariikide hulgas, nii-öelda majanduspotentsiaali ja väljavaadete osas? Ma arvan esimese 5 hulgas. Jah, sul on jumalast õige, et tegelikult me olime teine. Esimesel kohal oli Ukraina, meeletu tööstuspotentsiaali ja maavaradega, sellepärast ka täna seal sõda käib, et seda tahavad kõik endale saada, et kaastunne Ukraina rahvale. Teisel kohal oli Eesti ja 3. kohal oli Venemaa. Aga seal 10 palli süsteemis, näiteks meie maavaradel, oli 10 palli süsteemist, see potentsiaal oli 0. Et meie ressursid, mida on hästi palju, aga võrreldes teistega me olime nii-öelda vaeslapse rollis. Aga mis meil oli 10-10, oli infrastruktuur, asukoht ja mis oli kõige olulisem, meie ettevõtluskeskkond. Meil olid Euroopa Liidu tasemel, Nõukogude Liidu tasemel olid meil parimad tippjuhid ja tõenäoliselt oma aja üks paremaid tippjuhte, ka sina tead, oli Johannes Int ja selle oskasime ka ära tappa, et ta suri 83. aastal suri ta Patarei vanglas ja ta 2 aastat hiljem, natukene ennem oma sünnipäeva, äkki ta vist on 20. september on ta sündinud, et kuskil septembri alguses ta siis Nõukogude Liidu ülemkohtu poolt rehabiliteeriti ja et ka tema ta oli ka omast ajast ees, et meil kuidagi see partei ladvik ja need inimesed, kes ei tohiks võimu juures olla, aga nad on, et need on nii palju meile halba teinud, et me rahva, me ise valime, et me lubame neil valitseda ja kui aga nüüd õnneks on see, et e-valimised nüüd vähemalt üks oluline asi, e-valimiste puhul tuli välja, et need ei ole kontrollitavad ja kui valimised ei ole kontrollitavad, siis unustage ära, et ei ole veel OECD raport tulnud, aga sealt kindlasti tuleb, et need on nii demokraatlikud, et maailmas 2 riiki, kes seda veel austavad, on Venezuela ja Venemaa, et edu teile siis korrumpeerunud demokraatlik Eesti Vabariik, aga kui me saame need e-valimised maha, mul ei ole jälle, et ta saa aru, et ma olen e-valimiste vastu. Olgu e-valimised, aga nad peavad olema kontrollitavad, mitte see, et kuskilt midagi liigub, et paljud inimesed ei saa aru, nad ei ole süvenenud, et see on piltlikult niimoodi, et sa lähed valimisjaoskonda, see ongi kõik salajane, ja sa annad oma sedeli, siis üks muhkel võtab selle sedeli ja läheb kõrval tuppadžaama, panin selle valimiskasti. Mis ta sellega tegi, mis sinna pani, et usaldaga kontrolli ja valimised ei ole usu küsimus, et ma usun, et kõik on tore või ma arvan, et kõik on tore, aga ma pean seda teadma ja saama kontrollida, et see on esimene asi, kui seda ei ole, siis ärme räägime. Ja me võime rääkida õigusriigist, on see siis tugevam õigus või oma kohus või mis iganes, aga see ei ole see õigusriik, millele Raivo, võtame nüüd selle kommertspanga kokku, et tähendab, kommertspank ei läinud põhja halva juhtimise ja mitte tähendab panga enda juhtimise, mida juhtis Kaarepääle koos sinuga ja paljud teistega, vaid see oli ikkagi riigi tüüri juures olevate juhtide pahatahtliku käitumisega. Siim Kallas ja Mart Laar. Ja need tegelasi oli seal veel, aga need on need 2 inimest, kes tegelikult lasidki Tartu Kommertspanga põhja. Mis ei oleks kunagi põhja läinud? Oleks meilt ära võtnud seda nõuet Eesti kütuse vastu, siis me oleksime, nagu Rein Kaarepere kunagi ütles, kui ta sai selle 3 miljardit rublas, ma mäletan, ta istus laua äärel, ütles, et tead Raivo, me oleme rikkad nagu kröösused, et meil on meeletu rubla ressurss, aga me lihtsalt pidime selle 92. aasta kevadel välja kantima ja lihtsalt ma toon sulle näite, et kui praegult öeldakse Eesti pankadele, et te peate sisse laenatud raha 1-2 jooksul välja kandma, siis kõik pangad lähevad pankrotti, sellepärast, et see raha ei ole pangas, vaid see on välja laenatud ja kui ma laenan sulle raha välja, siis ma pean selle ressursi
kuskile tagasi kandma mingile, ma ei tea, Deutsche Pangale, siis ega me sinule ei saa ütelda, Toomas, et maksa mulle laen tagasi. Tead, Raivo, hea meelega maksaks, aga tead, panin tehase püsti ja ostsin traktori ja muidu kulus ära, et sa ei saa ütelda, et laen tuleks tagasi teha. Et Rein Otsasson ei teinud seda, ta oli vastu ja Siim Kallas lihtsalt võttis selle otsuse vastu ja ma arvan, et ka tollane rahareformi komitee esimees Tiit Vähi ei tunne sellele uhkust, aga need olid teised ajad ja põhimõtteliselt ma tean seda, et Kalina Litvinova, kes oli ka siis, tema jagas neid ressursse, ta aitas, ütles, et me aitame teid, meil on ressurss ja tegelikult siis Siim Kallas võttiski kommertspankadelt nii-öelda, tõmbas vaiba alt ära ja see likviidsuskriis on teadlikult, kunstlikult esile kutsutud ja tead miks või? Sest külmutati väga suur osa ettevõtjate ja hoiustajate raha, et sisuliselt meil oli rahareform, me vahetasime vist 1500 rubla kursiga 10-1, me panime need panka ja siis 4-5 kuud hiljem Eesti Pank, Siim Kallas ja Mart Laar külmutasid need rahad, et jääks püsima Eesti kroon ja näiteks minu emal jäi ka raha Tartu Kommertspanka, et need kõik inimesed, kellel raha jäi sinna, need on kaasa aidanud sellele, et meil kroon püsiks, aga saa aru, et see Eesti kroon oli meil tegelikult nagu vabaduse sümbol, see oli usk ja lootus, õigus riiki, demokraatliks oma riiki ja me olime siis nõus nii-öelda kartulikoori sööma, aga tuli välja, et me sööme kartulikoori, aga kartulit kõik, kahjuks kõik ei söönud. Nii, nüüd saada hakkab lõppema, ma tahan sinu huvitavast hobist rääkida, mida sa tegid 13-14, sa oled praegu 61-aastane noormees või härrasmees, aga 13-14-aastane oli sul huvi nõukogude ajal, et sa esimese Eesti Vabariigi aegseid siis panga dokumente uurisid. Miks sa seda tegid või on sul mingi teadme või lihtsalt tegid? Ma ei tea, see oli, mul endal vahepeal tekib tunne, et ma olen kiiksuga inimene. See on tõesti, et ma tagantjärgi mõtlen seda, enamik inimesi vaates ja ei saanud must aru. Ma kogusin 13-14-aastase komnoorena, ma kogusin Eesti Vabariigi aegseid riigiteatajaid ja ma käsitsi kirjutasin ümber Eesti Vabariigi riigieelarveid, nii markades kui kroonides, et see oli siis täiesti loogiline, et ma ei tea ühtegi inimest, kellel võiks olla 13-aastasena teismesena huvi ja koguti raha ja marke ja ma ei tea mida ja postkaarte, aga kelle muule ma kogusin ka siis riigiteatajaid, mul täna on garaažis, on Eesti Vabariigi 40. aasta riigiteataja originaalid, kus toimus meie nii-öelda see võõrandamine, natsionaliseerimine ja siis sama nii-öelda riiuli peal on mul Lenini kogutud teosed, siin mul raamatutoas on Karl Marxi Kapital ja oleks mulle seda keegi öelnud 92. aastal või 85. aastal, et Raivo, sa kunagi ostad 500 krooni eest kõik Lenini kogutud teosed, ma oleks ta välja naernud. Aga teilegi sirvisin korraks, et see on tunne ajalugu ja seda ma soovin ka saate lõpuks kõigile meie Kagu-Eesti inimestele, et me oleme tublid, me oleme vaprad, me oleme julged, aga ärme vaikime maha, et ei ole vaja käsi rusikas hoida ja kiruda, vaid räägime, avalikustame ja nõuame, et need, kes varastasid, need ka vastutavad. Et meil ei ole niisugune, et valeta ja varasta. Et Leninil oli küll õppida, aga meil tundus, et teatud poistele tundus, et valeta või varasta. Et ei ole, et nagu Andres Raid ja Andres Raid on ka, me oleme temaga sellel teemal palju rääkinud, et ta on ka hästi huvitav inimene, tal on ka juba aastaid kogunenud, aga ta minu jaoks ikkagi niisugune nagu piltlikult öeldes rahvariietes memme kodukootud käpikutega väike Illimar, kes alati esitab küsimusi, et ka Nõmme raadios hiljuti ta tõi näite, et meil räägiti, et nõukogude ajal Lenin olla öelnud, et karjatüdrukust riigivalitseja, tegelikult see on valesti tõlgitud, et nõukogude ajal oli see, et ka karjatüdruk tuleb harida nii, et temast saaks riigivalitseja. Aga meil tuli niimoodi, et kuuekuuga trolli võiks, aga Mart Laarist see peaminister, ega ta suurt aru ei saanud, mida ta teeb ja kuhu ta juhib, aga nägi, et kuskil on asjad ripakile, et ma ei häbene, et kui ta leiab, et ma tegin valesti, anna kohtusse ja ta tõestab, et ta ei varastanud. Minul on väited, et minu meelest ta varastas ja oli kaas täide viia
ja kui ta isegi kuulis, et selline tema sõbrad, Marek Strandberg ja Tiit Pruuli, et nad mõisteti õigeks rahareformi dekreedi alusel number 40, mis väidetavalt oli 4. detsember, tema pani sinna allkirja 21. juuni, tema allkirja on seal all, koopial küll, aga ta oleks võinud öelda, et nalja teete, see ei ole ju see dekreet. Et selle dekreedi alusel me veel varastasime raha, aga nüüd teistmoodi, et kurssidega. Et las ta ütleb, et ma valetasin, et see on see koht, kus tema peab ka tõendama, et ma eksisin valesti. Aga ma olen täitsa kindel ja veendunud, et ei Siim Kallas ega Mart Laar, nad ei võta seda, et lihtsalt kiruvadki et Paala on lollakas ja vaata, kes ta on ja lampijalad ja mis iganes. Et küsimus ei ole see, et kes räägib, et küsimus on, mida ta rääkis ja minu väited on kontrollitavad, paneme siis dokumendid letti ja vaatame. Aga Toomas, aitäh sulle, et sa andsid selle võimaluse ja ma vabandan sinu ja saate kuulete ees, et mu sõbrad teavad, et ma olengi niisugune hästi laiali valguva jutuga, aga see on hästi keeruline teema ja et ma ei oskanud seda teha lühemalt ega selgemalt, et siirad vabandused kõigile, et te pidite mind taluma, aga alati on võimalikud kanalid vahetada, et või kerida. Ei vaheta keegi, aga ma ütlen, et sa oled suure töö ära teinud ja vaeva näinud ja kirjavahetust Arriiviga pidanud, mida oled sa ka mulle saatnud ja siis on näha, et kuidas riik on hoolimatu oma kodanike suhtes ja see kogu see raamatupidamine, et kuskil on, aga kus on, aga sina jätkad seda visavõitlust ja pane edasi, ma arvan, me teeme veel saateid, siis siin neid raha asju on rääkida küll veel ka esimest riigist, kõik asjad ei olnud niimoodi, nagu meil siin kirjas on. Toomas, kui sa lubad, üks väike asi veel, et ka kuulajatele, et vaata seni, kuni ma üksinda võitlen, mind on hästi lihtne maha võtta ja rajalt vaikima sundida, et mitte, et ma olen 61 aastat vana ja minu jaoks ei ole see, et kaua ma elan, vaid minu jaoks on alati põhitähtis, et kuidas ma elan. Aga head inimesed, et mõelge ka kaasa ja kõneleme ja avalikustame, et kui meid on juba 10 000, te ei saa meid vangi ka panna, et mingi vanglakohti on 3000 ja koonduslaagrit vajalt teha saate, et Euroopa Liidus lastakse, et seni, kuni see on väheste privileeg rääkida tõtt, seni me oleme kerge saak sellele korrumpeerunud demokraatlikule õigusriigile, aga kui me ühineme ja kindlasti, et me peame, Pambola veel ju elab, et paneme vähemalt Pambola suhtes õiguse majja ja ta ei ole nagu üksi, et Riigikogus on ka erakonnaliikmed, et ma kuulsin, et tegelikult oligi kokku lepitud, et taastama ajaloolise õiguse, aga väideti, et Jüri Ratas hüppas alt ära, et tore poiss, aga seda ma tean täpselt ja ma olin ise siis Riigikogus ja ma tegelesin selle fondile raha tagasiandmisega, aga Jüri oli see mees, kes ei pidanud sõna ja hüppas alt, nii et läbi temale. Aga aitäh, Jüri, ja ilusat päeva jätku. Raivo. Vabandust. Raivo, et aitäh sulle, Raivo, kurat, et Jüri tuli kohe keele peale. Ja sinu abikaasale ja sinu lastel saad vanaisa ka juba, jah? Kahekordne ja nüüd ootame veel rõõmusõnumid, et kohe peaks veel üks Eesti Vabariigi kodanik Christopher ilmavalgust nägema, et no näed, siis sul on sellist motivatsiooni küll, et võidelda Eesti riigi õigluse eest. Ja ma ei taha jätta seda oma lastelaste peale, et tee seda seal, kus sa oled, sellega, mis sul on ja nii, kuidas saad, et need ei ole minu sõnad, et see on Roosevelti sõnad, et küll Delaney Roosevelt, aga ka USA president, et ja nii on ja kuna ma olen jäär, siis tuntumaid jäärasid on Churchill, Winston, et tema ütles, et siin ei maksa nagu keerutada ja targutada, et tulebki lüüa eesmärgi pihta ja kui ei lahene, lööd uuesti ja siis võtad hoogu ja lööd uuesti, et seni kuni asi on lahendatud ja meil ei ole ka midagi muud teha, et mina seda ei jäta nii kaua nagu elan, ma räägin seda ja ma toon selle tõe välja, aga kui ühel päeval tuleb välja, et südaga ütles üles, et siis uskuge mind, et või trepist ei hoidnud kinni. Või pea läheb kuskile rändama nagu suurel tullal, et meie riigis on kõik, aga ma tean ühte asja, et kui ma olen usklik inimene, et küll budist ja seda küll ka filosoofilist aspektist, et ma olen oma kõik suguvuse albumid üle vaadanud, ma ei leia seal ühtegi esivanemat, kes oleks ahvinäoga, aga ma küll näen seda, et see ahviteooria on küll õige, et kui inimene ei hoolitse oma hinge eest, Oskar Lutsud
klassika, et siis inimesest areneb ahv, et ma tõesti, ma ei jäta seda, ja see ei ole võitlus, vaid ma tean seda, et see on kohustus, et Marcus Tullius Cicerol on väga hea raamat, kes küll 2040 aastat tagasi ära hukati. Aga ütleb ühte asja, et ebaõiglus esineb maa peal kahel viisil, üks need, kes panevad toime alatuid tegusid ja teised, kes saaksid selle ära hoida või heastada, ei tee seda. Ja nüüd küsimus on see, et mina ei taha olla see ebaõigluse kaast täide viia, et ma ei saa seda ära hoida, ma ei saanud seda ära hoida, aga ma saan seda heastada ja läbi selle, et ma räägingi tõtt nii, nagu mina seda näen. Ta võib olla subjektiivne, aga võtame dokumendid välja ja vaatame. Aga annandeks, et jälle ja, aga aitäh Raivo sulle ja su perele ja edu. Ja aitäh teile, head raadiokuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade. Kagu Raadio.